Punase raamatu sarjas David Lodge'i romaan Teraapia ja minu kõrval on siin raamatutõlkija Tõnis Aaro ja Mare Pork, kes pärast mind süübivad raamatu sügavustesse. Mina ütlen lihtsalt natukene sissejuhatuseks raamatu kohta, et teoreetiliselt võiks ju väita, et David Lodge on juba piisavalt tuntud autor, et ta ei vaja eesti keeles tutvustamist, aga see on muidugi jama, sellepärast et tänapäeval on romaanid tiraažid piisavalt väikesed, et nad kõik vajavad tutvustamist. See ei ole kaugeltki esimene raamat David Lodge'ilt eesti keeles, et kui ma nüüd õieti mäletan, see oli 5. või oli 6. Et esimesed ilmusid 90ndate teises pooles minu mäletamist mööda ja kummalisel kombel ma mäletan üsna täpselt, millal ma esimest korda kuulsin ise sellisest kirjanikust, sellepärast et miskipärast oli üks tema tsitaat pandud kooli lõpukirjandi teemade hulka. Ma küll ei valinud seda, aga see on täiesti kindlalt esimene kord, kui ma kuulsin, et selline kirjanik üldse olemas on. Mis näitab, et tegemist on kirjanikuga, kes teatud tugele läheb väga korda. Et David Lodge on siis, ta on sündinud 1935 ja ta on hariduselt filoloog, ta oli pikki aastaid kirjandusõppejõud ülikoolis ja päris paljud tema raamatud toimuvadki akadeemilistes ringkondades, ka mitmed, mis on eesti keeles ilmunud. Ja ta kirjutab sellist suhteliselt, selline irooniline kirjeldus akadeemilise maailma omapäradest ja küllap sealt tema nimi jäi ka kellelegi siis pähe kummitama, kes neid kirjandi teemasid omal ajal võib-olla valis. Aga et mitte kõik tema raamatud ei ole siis ülikooliga seotud ja võib-olla just üks neist eristuvatest on see äsja ilmunud Teraapia, mis siis originaalis ilmus 1990ndate keskel, kui ta oli juba tuntud kirjanik. Ja Lodge'i raamatud üldiselt ikkagi valdavalt kajastavad tema üsna palju siiski tema isiklikku elu, et loomulikult see akadeemilise maailma käsitlus, aga siis ta tihtipeale räägib katoliku päritolu või katoliku kasvatusega inimeste süümepiinadest ja igasugustest erisustest, mis on ka siin raamatus üsna tugevalt esindatud. Ja võib-olla siis, mis siin sisse tuleb, et kui see raamat ilmus, Lodge oli ise umbes 58-aastane või vist oli juba aasta või 2 vanem ja selle raamatu peategelane minu arust oli vist 58-aastane, nii et ma ei tea, võib-olla siin äkki leiab mingisuguseid ühisjooni ja selle raamatu peategelane siis töötab telesarjade, täpsemini öeldes selliste komöödiasarjade stsenaristina telekanalitele ja natukene enne seda, kui ta selle raamatu kirjutas, siis Lodge oli ise ka hakanud erinevate telesarjade stsenaristiks või vähemasti ta tegi mõningad sarjad, et ta ei teinud neid päris 10 kaupa ja kirjutas ka näidendeid, kuigi ilmselt Lodge on siiski tuntuks jäänud eelkõige romaanide autorina, aga siit pole ka vist raske näha, et siit pärineb see selline sama irooniline kirjeldus nagu akadeemilisest maailmast on siis siin kogu selle värgi kohta, mis toimub televisioonimaailmas. Ja kui siia nüüd kolmandaks juurde lisada see, et peategelase põlv teadmata põhjusel kogu aeg valutab, ma ei tea, kas Lodge'i enda põlv teadmata põhjusel valutas, aga 58-aastasel meesterahval ma üldse väga imestaks, kui ta see põlv igasugused põhjused valutas, siis eks siin kahtlemata on ka tema isiklikust elust ikka päris palju ja sellest johtuvalt on siis raamatu üks selline kummaline sissevise, see põlvevalu ja tema, ütleme niimoodi, et pudisev abielu siis teemasse, et miks ta külastab erinevaid terapeute ja siit meie ette tekib selline väike
mingi ülevaade või portree, milliseid trende ja milliseid terapeuditüüpe üldse on olemas, et noh, tolleks ajaks see äri oli juba üsna lai ja neid noh, terapeute oli nii tollal kui praegu muidugi igasuguses suures valikus ja noh, huvitav on see, et see on tegelikult kirjanduses väga suur teema, et mul kohe tuli seda lugedes meelde üks kõigest aasta tagasi ilmunud raamat on Jen Piegini raamat Suur Šviits, kus ka üks peategelane on üks naisterahvas, kelle ülesandeks on psühhoterapeudi siis seansse klientidega ümber kirjutada. Ja need kokkupuutepunktid olid mõnes mõttes üsna tugevad. Ja siis, kui keegi veel väga tahab, siis ma soovitan kolmandaks siia kõrvale lugeda mõned aastad tagasi ka eesti keeles ilmunud Otessa Mossbergi raamatut pealkirjaga, hästi keerulise pealkirjaga Minu puhkamise ja lõõgastumise aasta, kus on siis ka kogu tegevus suures osas käib selle ümber, et seal on niisugune hästi omapärane terapeut ja siis tema kiiksuga klient ja siis nende vaheline suhe, mis näitab, et see teema pakub väga palju kirjeldamisruumi. Nii et ma annagi nüüd sõna üle kõikidele Tõnisarvele ja Mare Borgile, kes saavad siit võib-olla nüüd ping-pongi edasi nendel teemadel teha, et ma ainult avasõnaks küsin, et kas kõikjal ka juba põld valutab? No, eks see üks põhjus oli, miks ma seda hakkasin tõlkima. Töötab see? Töötab. Et teatud niisugune identifitseerimine pinategelasega oli täiesti paratamatu või iseenesestmõistetav. Et kui nagu üks selline mõttetera kunagi oli, et kui üle 40 aastane inimene hommikul üles ärkab ja kuskilt ei valuta, siis ta oli seal. Aga jah. Peale kõrvavaluga teraapia on ühine teema ja muid teemasid. Ma ei tea, kas... Mina tunnistan kohe üles, et lugedes seda raamatut ma vaimustusin iga natukese aja tagant ja naersin kogu aeg üksinda, sest see oli nii vaimukas ja see oli, need naljad seal olid nii erakordselt toredad, et lugesin ära ja siis naersin ja tegin pausi ja see on nii hea raamat minu jaoks, et ta ei tahtnud hakata järjest lugema, vaid lugesin juppi, naersin südamesse, nii et mul jõukaitse küsis, mis sinuga on ja siis ma ütlesin, mul on lihtsalt väga hea raamat ja muidugi nüüd, kuna tõenäoliselt minult ikkagi oodatakse teraapia teemalist juttu, on ju, et olles ise terapeuteerinud juba, ma ei julge öelda mitu, ma 150 aastat umbes, et siis selle järgi, kuidas tema kirjutab, ma vannun teile pühalikult, ta naudib seda kirjutamist ise ja ta naudib seda nii palju, et selle järgi võib öelda, et ta on täiesti korras. Et just selle järgi, et ta lõpukseb seda kirjutades. Et siis järelikult mingeid neid meeleheite ja tohutu vaevasid ja et tegelikult ta ju, ütleme, ta hüppab ühest teraapiast teise, on väga mõistlikult kriitiline ja siis, kui ta avastab selle Søren Kierkegaardi ja kes on siis, eks ole, eksistentsialistliku filosoofia ja meeleheite ja selle, et meeleheide ongi inimese üldse loomulik seisund ja areng toimub ainult läbi meeleheite, aga ta kirjutab seda ikkagi niimoodi, et ta on selle juures ise rahulik ja pigem heas tujus kui halvas.
et selle tõttu ma ütleks, et võib-olla tal ei olnud üldse ühtegi teraapiat vaja ja ta lihtsalt tundis huvi maailma vastu, et mis üldse toimub ja mida üldse inimesed ostavad, eks ole ju, et mida, ta ju huvi, tähendab, peategelane Tabi on väga vilka vaimse tegevusega. Tal on palju huvisid ja muidugi ma ei saa jätta ütlemata, et ma lugesin ikkagi eesti keeles ja Tõnis Arro tõlked olid seal niimoodi, et ma mõtlesin päevaga, et ma pean vaatama, mis see inglise keeles olid. Seal oli näiteks selline konstruktsioon nagu hõllanduslik igatsus. Hõllanduslik igatsus tundub nagu eriti tore igatsuse liik ja võiks öelda, et Sigmund Freud ütles, et inimene on terve siis, kui ta julgeb armastada ja oskab tööd teha ja tal peab olema kogu aeg nimetut igatsust. Ja Freud ütles isegi seda, et kui sa oled kõhtupidi koos oma kallimaga, siis on ikka tore, kui su igatsus ei ole ära kadunud. Ehk et see on hinge, tervise tunnus on see, et sul on igatsus. Ja ma arvan, et see hõllanduslik igatsus oli väga tore. Ja siis kuna ta oli tohutu kriitiline paljude asjade suhtes nii vaimukas, mulle näiteks meeldis väga, ma hakkan kasutama kunstipärakuline film. Ja see on nüüd Tõnise välja mõeldud. Ma kasutan seda juba aastakümneid ka, see on täiesti käibel eesti keeles. Ja see on sõna, mis on kasutusel kõige selle kohta, mis on nii kunstiline, et seda lihtsalt ei jaksa keegi vastu võtta. See on väga populaarne väljend. Mina selle teadsin, et kunst on kunstis kunsti näha. Mõnikord oli see, mis mina selle kohta teadsin, aga seda on tore kuulda, aga mulle komisjoni Tõnisele tuleb Tõnises lausnud teeb selle pärast. Kas need näited, mis siin raamatus olid, kas need tõid mõne niisuguse toreda mälestuse, et mul on umbes samasugune asi juhtunud või mingisugune selline eriti tore selline teraapia mood, mis on vahepeal olnud ja siis on tulnud ja läinud, et mille puhul tahaks nagu pead kinni hoida? Ei, sellist maa suhtun nii rahulikult kõikidesse asi juba ammu. Pärast küsin eraldi üle, siis kui ei taha avalikult öelda. Ei ole teravudest. See, mis ta ütleb, kognitiivkäitumisteraapia on liigne lihtsustus. See on õige. Nad on teadusega, liputamisega koos, on kõik asjad muutnud lihtsalt liiga lihtsaks. Selleks, et saaks midagi inimesest teaduslikult mõõta, peab olema väga spetsiifiline grupp, nii et selles mõttes tal oli kindlasti õigus. See psühhoanalüütiline võtab väga palju aega ja teatud juhtul ei pea lõppema, kui need igatsused, mis ei ole teadlikult jätkuvad, aga et ma arvan, et ma siinkohal tsiteeriks meie armsat Rootsi õpetavat Eve Roostrandi, kes ütles, et meil Rootsis on juba nüüd pooled on terapeudid ja pooled on patsiendid, aga mina usun sellesse poolde, kes ei ole ei terapeut ega patsient. Nii et see oli selline värskendav nali omal ajal, kus ta ise õpetas tegelikult psühhoanalüütisteraapia. Kas praegu on rohkem moes olla terapeut või patsient, sellepärast et ma vaatan, et pooled prominendid ja poolprominendid tahavad siiski esineda ühes või teises rollis erinevates artiklites. Et nad kas lähevad mingisugustele kursustele ja siis pärast seda nimetavad ennast terapeudiks või siis nad eksponeerivad seda diagnoosi, mis nad viimati on just saanud või nad arvavad, et on saanud. Et kumb on moekam, et kas olla terapeut või patsient? No kuidas ma ütlen, et kui me jaotame inimesed klientideks ja patsientideks, siis see põhierinevus on ju selles, et klient on see, kes ei ole veel diagnoosi saanud. Et selline lugu on. Aga muidugi võime ütelda, et ilmselt on teraapiat sisse sõitnud juba ütleme viimase 50 aasta jooksul igale poole. Tähendab, et see, et on praegu, et eneseabi on mainstream. Kui sa
vaatad, mis kõik asju ilmub ja kõik ütleme podcastid, kõik kiired leevendused, hingad ükskord saad õnnelikuks. See on. sa pead teadlikult hingama, sest kui teadlikult, siis sa ei saa päris. Ja muidugi hea, kui sa ostaksid vastava raamatu ka. Ja, just. Aga kas ma su küsimusele vastasin? Ma ei ole kindel, sa nagu vänderdasid kõrvale natuke. Mina arvan, et ikkagi patsiendid on läinud rohkem moodi. Et mida nooremad inimesed tänapäeval, nagu mina olen aru saanud, seda rohkem on moes olla patsient. Kui see veel 20 aastat tagasi oli niisugune asi, mida inimesed võib-olla hea meelega avalikult ei tahtnud öelda, siis täna nad häbenevad öelda, et nad ei käigi teraapias ühes. No see tähendab, et see on meist kuigi samas raamatupoed ja kirjastajad ütlevad seda, et praegu on siiski ülekülastumine natuke, et eneseabiraamatuid on nii palju, et need tegelikult enam eriti hästi ei müü. Nii et see näitab, et siin on vaja mingisugune uus diagnoos välja mõelda. Et ma võin niisuguse kõrvalpõike kerge teha selles suhtes, et kirjastaja näeb ka, mis on parajasti populaarne diagnoos. Et 5 aastat tagasi oli see kindlasti ATH, aga täna see võib-olla enam nii ei ole. Sest siis 5 aastat tagasi see oli ikkagi äärmiselt populaarne. Et ma nüüd ootan huviga, et mis on uus populaarne diagnoos. No kolm, ma siit täiendan, et on 3 diagnoosi, mis on endiselt hästi populaarsed. Üks on ATH, siis on autism, A-skaala, Aspergeri ja nartsissism, ma ei unustanud, need on... Nartsissid ei taha tunnistada seda, minu arust. Sa eksid, nartsissist on... Kas keegi tunne, vaata inimesed kogu aeg ütlevad, et ma olen ATH, aga ma ei ole väga palju näinud seda, et keegi üle ukse lahti, et ma olen nartsissist, eks ole. Sa ei ole näinud, aga tegelikult see on ainuke isiksushäire, kes oskab sellega edistada. Et tegelikult, kui sa vaatad päriselt, siis tõepoolest on ta ainuke, kes ütleb, ma olen see. See on huvitav, äkki siin on veel turul kasvuruumi nii-öelda. Jaa, aga ma tahtsin öelda veel ühte mõtet, et mis puudutab seda meeleheidet ja eksistentsiaalset depressiooni, et see on ka nagu inimkonna normeerimise üks tagajärgi, et kui me usume, et on olemas negatiivne nime, mis tähendab seda, et nii geoloogias kui kultuuris on inimene rohkem kallitud ohule ja rohkem kallitud nägema seda, mis on halvasti ja seda, mis on hästi. Et siis on ju Sören Kierkegaard ja Nietzsche ja need on kõik tegelikult annavad ette, normaliseerivad meeleheite, et selleks, et sa üldse areneks, siis sa pead meeleheites ja kannatuses olema. Sa ei saagi muidu nagu endaga kontakti, aga õnneks Lodž läheb sellest üsna mahedalt üle ja ütleme, mis mulle jättis sügava mulje, oli tema looduse ja armastuse kirjeldus. Sest kui ta muidu kogu raamatu vältel on kogu aeg nalja ja naudib seda, mis ta on kirjutanud, siis selle esimese armastuse see punnitamine, see väga noore, kellel ei ole ühtegi kogemust ja see, ta ei olnud seda erootilist poolt sealt ära kaotanud. See oli, ma väga seda, kes loevad raamatut juputi, siis ma seda kohta soovitan väga keskenduda, sellepärast, et seal on see nooruse, see tund ja viha ja et ei pea kuhu poole ennast lükata ja seal on siis see rinnateema, aga selle rinnateema me leppisime Tõnisega kokku, et igaüks läbib iseseisvalt. Kirjutasin välja siiski või märkisin üles mõned tsitaadid ja üks on tegelikult vilksamisi ka seda rinda puudutab, aga see rinnateema on tõesti tal väga läbiv selles ja psühhanalüütiline aru saab. Muidugi ka mitmes teises raamatus on seda sees, nagu ka see motiiv noormehest, kes läheb katoliku noorteklubisse, mitte sellepärast, et ta oleks mingid usulised noorted, tal on lihtsalt noorele inimesele omased erootilised vajadused.
see on ka kuidagi läbi teema, see, et vanem meeskirjanik ühel hetkel kirjutab sellest, et kuidas ta võiks uuesti kohtuda oma esimese armastusega. Seepärast, et mõned aastad tagasi siin ka üks Eesti kirjanik kirjutas sellise raamatu, et kui ta nüüd ikkagi 80-aastaselt kohtuks oma esimese armastusega, ütleme niimoodi, et see raamat oli võib-olla natuke liigagi avameelne. Et kas siin on nüüd siis tegemist kauni kirjeldusega või siin on tegemist sellise möödapääsmatu etapiga meeskirjaniku elus, et tuleb ka see teema ära kirjutada. Lodžil siiski on see teema ka alates tema esimesest romaanist peale. Seesama kiriku ja seksuaalsuse probleem. Kas Lodži abikaasa on ka kommenteerinud kuidagi seda küsimust? Ei ole kohanud. Peab kaevama, siin jah, kahjuks need vanemad artiklid ei ole Google'iga leitavad nii hästi, aga siit tekkis kohe huvitavaid küsimusi. Aga tuleb märkida jah, et Lodž on nagu ikkagi katoliiklik kirjanik algusest peale. Tema esimene suur uurimus, millega ta sai oma ülikooli esimest töö, kus ta tegelikult eriti ei lahkunud, ta oli seal nii kaua, kui ta vabakutseliseks kirjanikuks jäi ja ülikoolist ära tuli, oli ta Birminghami ülikoolis ja see oli inglise katoliiklik kirjanik, lühikese pealkirjana. Jah, või katoliiklus inglise kirjanduses või midagi siukest. Aga kuigi ta samas minu arust ütles, et ta iga aastaga tunneb, et temas on üha vähem katoliikist, et ta kuidagi lahendas seda küsimust. Jah, ja ta ütles, aga mitte nii nagu näiteks Graham Greene, kellega teda on väga palju võrreldud, ja kes oli nagu mõnes mõttes nagu justkui peaaegu eemalduskirikust ja pidas küll ka tihedat dialoogi Jumalaga kõigis oma romaanides. Ja siiski on nagu Lodž ka lõpuni välja ütles seda, et inimesel on ikkagi väga kasulik üks tund nädalas vähemalt olla nagu mingis rituaalses tegevuses. Nojah, tema oli jah enne sotsiaalmeediat, siis tal oli vaja teisi kanaleid selle jaoks. Mis mulle veel nagu küsimus, millele mul vastust ei ole, on see, et kas ta ise käis palverännaku Santiago de Compostelas, kas ta nägi seda lahendusena või see oli siiski irooniline kirjeldus või see oli mõlemat? Ma arvan, et see oli mõlemat, ta on teinud BBC-s terve sarja palverännakuks ja ta kindlasti käis seal. Kas ta käis autoga nii nagu siin mina tegelen? Nagu mitmed Eesti ärimehed on käinud. Aga jah, et me siit muide raamatu kaane pealt lugesin suure üllatusega või imestusega, et tegemist on telemaailmast ning järjekordsele tüütule palverännakule jõudnud keskeakriisis inimestest. Ei ole seal tüütut ega järjekordselt, nad on mõlemad seal esmakordselt ja mõlemad leiavad sealt. Ei, nemad on esmakordselt, aga selles mõttes, et neid lugusid sellest, kuidas keegi läheb palverännakule, neid on ikka riiulite kaupa. Jah, ütleme, et kuidagi minu meelest täiesti põhjendamatult tõmmatakse nagu mingite eefistavate kirjelduste ja selle vahel, mis need raamatus toimub, mingisugune seotud ei ole. Ja, võt see ongi see, et mul on tunne, et seda saabki lugeda päris mitut moodi, mis on muidugi heale kirjandusele omane. Et päris mitmes kohas tekib küsimus, et kas ta on siiras või irooniline ja me ei peagi nagu seda ühtemoodi mõistma. Et seda saabki mitut moodi lugeda, et tal on kahtlemata see irooniline alkenud on väga tugev. Aga kuna ta ikkagi kogu aeg tuleb selle kiriku teema juurde ka tagasi ja siis mingisugused sõjajärgsed mälestused ja nii edasi, et see on näha, et ta ei ole ikkagi ainult irooniline, et tal on ikkagi midagi südame peal. Minu meelest on niimoodi, et ta näitab seda, kuidas võib olla korraga mõlemad. Et ambivalentsus ongi ju see üks kõige tähtsam asi, mida inimene peab elu jooksul ära õppima. Et üks ja sama asi ongi samaaegselt, et see on, ma arvan, tal õnnestunud. Ma loen ühe lõigukese siit ette näiteks, et kirjeldab seda oma sattumist sinna noorteklubisse. Palju hiljem teismelisena käisin ma katoliiklikus noorteklubis, sest Maureen Kavanagh oli katoliiklane ja kuulus sellesse klubisse.
aeg-ajalt sattusin ma lõksu ja lasin end tirida mingile pühapäeva õhtusele teenistusele, roosiperja lugemisele koguduse majas või mingile õnnistamiseks nimetatud asjale kõrval asuvas kirikus. See oli veider värk, hulga ladinakeelsete kirikulaulude, viirukisuitsu pilvede ja preestri kanteri ees, hoidmas kõrgel midagi kuldse jalgpallikarika taolist. tal oli jalgpalli analoog ja siis on saanud. Ja siis mul ei olnud kiusatust katoliiklases hakata, kuigi Maureen poetas aeg-ajalt sellekohaseid vihjeid. Sellest tema kirikus paistis patt väga oluline asi olema. Enamik asju, mida ma Maureeniga teha tahtsin, ja tema minuga osutusid patuks. Üks minu meelest selline tore teema on seotud selle, et kui see kirjanik oleks sattunud Sigmundi juurde, siis ta kindlasti oleks saanud eksistentsiaalse depressiooni diagnoosi. Ja see valverännakuga minek, see oleks kindlasti olnud acting out. Et selle asemel, et iseenda sees oma tunnetega kokku saada, sa lähed valverännakule, eks ole, et see tähendab, et sa ei saa oma tunnetega muidu hakkama, tuleb midagi tegema. Ja mul tundub, et autor on väga lähedal sellele, et ta on õppinud nautima neid, kui öeldakse, et inimese elu subjektiivse heaolu jaoks on kaks asja väga tähtsat. Kaks asja vähemalt. Üks on see, et ta on õppinud nautima ja teine on see, et sellel, millega ta tegelikult on tähendus. Ja mulle tundub, et see autor on selles mõttes erakordselt vaimukas, et ta naudib ka tähendusi, millest ta kirjutab. Et kirjutamine ise ja sellele tähendusele ligidale saamine pakub talle ka naudingut. Meil ei ole mõtet arvata, et tähendused ise ei oleks tegelikult naudingut pakkuda. Kui sa loed midagi, saad aru ja rõõmustad selle üle, et sa oled aru saanud. Ja ma arvan, et seda Rotši saab nii vaadata, et ta tegelikkusest päriselt seda oma arusaamist elust ja oma elamusi esitades ise on sellega rahul. Et ma arvan, ta on selle tähenduse ja naudingu vastu ilusti kokku. See oli kiitus kirjanikule. Ja see Kierkegaardi lugemine, mis on läbiv tegelikult, on selle kohta ta ise ütleb ka väga tabavalt, irooniliselt, et Kierkegaardi lugemine on nagu lendamine läbi paksu pilve. Iga natukese aja tagant näed hetkeks päris selget pilti maailmast. Aga siis oled kohe jälle hallis keerlevas udus ja ei saa mitte teesetki aru sellest, kus sa oled. Aga ta on ikkagi seda nagu sellest läbi ennast läinud ja aeg-ajalt on selliseid asju, mida ta põimib tsitaatidena sisse ja mis teda päriselt on aidanud. Kuidas Kierkegaard lõpetas? Nietzsche läks teatavasti hulluks, aga kas Kierkegaard suutis ennast ka paremas konditsioonis säilitada? Mitte väga hästi, aga... No, minu jaoks oli üks päris naljakas koht oli see, et ta ikkagi võttis Kierkegaardi elus selle sama motiivi, et kuna Kierkegaard ütles ise oma kihlatust lahti ja tegi endale traagilise saatuse selle tõttu, et ta olles oma kihlatust lahti öelnud, hakkas tundma tohutut süüd ja kõik üksildus muidugi. Kõigepealt süü pärast ta ütleski, siis püüdis seda tagasi pöörata ja ei olnud. Aga et siis meie autor Lotš tunneb ära Kierkegaardis iseenda oma käitumisega siis oma armastajatega ja noh, me ütlesime natuke liiga teravalt selle kognitiiv käitumisteraapia kohta, aga tegelikult iga seletus, mis sulle annab midagi kindlust juurde, et kui Lotš sai endale Kierkegaardist seletused, mis teda kõnetasid tema enda elus, siis me võime öelda, et Kierkegaard oli tal kognitiivismi stiilist. Ei olnud midagi. Õhtu läheb edasi, siis kasutame ka sõna diasporaal varsti.
tahaks juurde öelda, et tõlkimine on seda ka kindlasti ja tahaks öelda, et lugemine ka. Ma loodan, et teil kõigil on võimalus seda raamatut lugeda ja nõustuda. No kui kõikide psühhoteraapia, ma julgen selle üldistuse teha küll, et kõikide psühhoteraapiate üks ühine eesmärk on aidata inimestel läbi töötada nende jaoks keerulisi ja vastuolulisi tundeid. Ja just ikkagi negatiivseid. Kahjuks nad ei ole aru saanud, et positiivseid tundeid on palju toredam läbi töötada põhjalikult. Ja siis juhtub, mis juhtub, on see, et kui sa oled lugenud ja saanud aru, et kindlasti on ta Lodž väga intelligentne, kui me defineeri seda intelligentsust nüansi tundlikkuse järgi ja kui praegu räägitakse palju kontekstuaalsest intelligentsusest, ta kirjeldab seda, mis kõiki neid inimtüüpe ja kõiki oma armastusi ja oma seksuaalset käitumist ise kirjeldab väga nüansi tundlikult. Ja sellepärast on teda nii tore lugeda, et seda on ühtlasi mingites punktides on hästi palju sarnasusi Woody Alleniga, kes on ka niisugune teatud läbivad teemad, selline intelligentne, natuke podisev ja virisev keskealine või vanem mees, kellel on siis aeg-ajalt löövad välja mingisugused siuksed seksuaalsed pained, et nad kuidagi sobivad natuke sinna ühte riiulisse. Mis põlvevalusse puutub, siis mina arvan, et see on selles mõttes, et me peame ikka arvestama, et nendel meeleheidet eksponeerivatel filosoofidel Nietzsche näiteks kindlasti oli korralikult dokumenteeritud, tal oli kogu aeg seedehäired. Ja see tegi tema maailmapildi kogu aeg natuke tumedamaks, kui ta võib-olla muidu oleks olnud. Et ma arvan, et me peame seda põlve siis võtma ka ikkagi ühe tegijana maailma. Ja lõpuks läheb see põlvevalu ka üle. Rauno esitas selle ühe küsimuse, kui ma raamatut käisin ära pannud. Mis see parem teraapia, mis see kõige õigem teraapia siis oli? Teraapiate kohta täna teatakse, et kui sul on midagi endaga tarka teha, siis ole ilma teraapia. Aga kui sul on vaevad, mille kohta sa tahaks saada teada, et mis inimkond üldse selle kohta, mis teha osatakse, et siis kindlasti on vaja katsetada, aga teraapia kohta öeldakse psühhoteraapiasse küll, eks ole, et see on co-creation, seda luuakse koos, see on kahe inimese kontakti kaudu ja mina olen 100% täna kindel, et teraapiat peab olema tundetargem kui patsient. Kas on ka? Kuidas Eestis on? Kui sageli terapeut on targem kui patsient? Kas piisavalt sageli? See oleneb. Me ei ole lahti. Mina arvan veel, et Lodž on kindlasti Aldous Huxley lahtuse teema enda jaoks sellisena, et ta tegelikult kirjutab kõikidest nendest inimestest, kellest ta kirjutab väga lahke. Ta on kindlasti, et ta teeb nalja, aga see nali ei ole terav. See on selline armastav nali, seal on trillalla-trullalla on seal kogu aeg ka sees, et ta ei ole satiir selles mõttes, et terav, vaid et tunnistab teravust, ütleb, et mis siis ikka. See on nii, selles mõttes, see stiil on igal juhul hästi armas ja tore lugeda. Väga naljakas on. Me oleme rohkem sellest teraapiast rääkinud, aga jõuksalt meie enda kalduvus on sellest rääkida rohkem, aga tegelikult raamat ei ole teraapias ja õigemini, et raamatus ei ole, tõsi küll, siin on kohe leheküljel, mis on siis lehekülg 27 on analüütilise ja kognitiivkäitumusliku teraapia võrdlus. Muide, siin on võrreldud psühhiaatrit ja kognitiivkäitumisterapeuti ja seda tõlkides ma mõtlesin, et siin peab olema viga ja ma olen siiamaani veendunud, et see on viga, aga kahjuks autor suri just sel hetkel, kui ma mõtlesin, nüüd ma katsun talle kirjutada ja küsida järele. Sest tegelikult
võrdleb sinna analüütikut ja kognitiivkäitumuslikku terapeuti. See on suur samm sinu arengus, kui sa saad aru, et autorid mõnikord kirjutavad sellest, millest sa mitte midagi ei tea. Vahel kirjutavad autorid ja toimetajad parandavad ja nad kõik ei märka. Igasugune niisuguse asju juhtub. Et mul on seda tegelikult tõlkijana olnud sellist olukorda, kus see on võimatu, et see sõna siin on, küsin siis ka autori käest järele, miks see sõna on. Oi, sorry, see läks seda lipsast sisse. Parand see ära. Ma arvan, et sellega oli täpselt sama lugu. Aga jah, et siin ei ole, siin päriselt selgub, et teraapia tegelikult ei aita teda nagu ei aita ka kirurgia põlvekoru juhul, aga aitab lõpuks see, mida ta kõike teeb, eks ole, Kierkegaardi lugemine ja lõpuks oma väljima otsimine sealt jäänud Compostela teeb ükskõik kui irooniliselt ja sellesse suhtub ja niimoodi. Jah, et seal on see, et üks teraapiad on üle 400 korralikult kirjutatud ja nüüd on nii, et nagu Laura ütles, et igaüks, kes tunneb, õhtul läheb magama, veel ei ole terapeut, hommikul ärkab üles ja terapeut. Ja see on nagu selgeltnägemisega, see selgeltnägemisega on ka sama lugu täpselt. Ja et siis selle tõttu võib öelda, et igaüks teeb mingi oma teraapia, ma ei usu inimeste unikaalsus hästi palju, et siis igaüks teeb mingi oma teraapia ja kui te loete seda raamatust, siis te saate kõik erinevad kujutlused sellest, et mis nendest teraapiates siin oli, sõltuvalt enda kogemusest ka. On ju? Võib küll olla. Aga äkki on publikust kellegi küsimusi vahepeal tekkinud seoses selle raamatu või teemadega? Ma ei tea, kas me vastata muidugi oskame, aga me võime fantaseerida. Me tunnistame, kui ei oska. See tuli alati liiga ootamatult. Eestis tuleb veerand tundi ette hoiatada, kui see võimalus on. Ma küsiks, et ta sai nüüd 2 fototitlit Prantsusmaalt ja Inglismaalt ühe vist, eks? Mille eest? Kas teate? Ei tea nii täpselt, aga ma hästi ei usu, et see oleks nüüd ühe kindla asja eest, et see on ikkagi pigem midagi sellist natukene ümarat nagu teenete eest kunstis, kultuuris ja kirjanduses. Ma arvan, et see on midagi sellist ikkagi pigem, sest prantsuse keelsed väljaanded olid minu arust Lotsil esimesed väljaspool inglise keelt, mis olid tõlgetena populaarsed, nii et ma oletan, et siis järelikult ta oli nendes keeltes lihtsalt esimesena selline populaarsem autor. Et eks neid ka, ütleme, prantsuse, kes tõlgivad prantsuse kirjandust eesti keelde, et neile on sarnaseid aunimetusi Eestis antud, et neil on küllaltki lai see ring. Nii et ilmselt ikkagi selles vallas, mitte võib-olla nii väga selles akadeemilises töös ma kahtlustaksin. Ja mul teine küsimus veel, et Tõnisele, et sinu vanemad olid arstid, on ju? Et kas see raamat nagu patsient, et kas see ka kuidagi innustas seda tõlkima või? Oli see mingi tõukejõud? Ma arvan, et pigem on see, et ma olen ise natuke selleks kognitiivterapeudiks õppinud ja seda küll vähe praktiseerinud, aga siiski natuke haavan veel üsna üle. Pigem see, jah. Aga mis teeb tõlkimise sinu jaoks teraapiliseks? Mis täpsemalt? Tegelikult on see nagu lugemine, et see on nagu väga sügav lugemine. Nagu sügavamat lugemist, kui tõlkides peab tegema, ei ole olemas. Ja siis, kui mulle midagi väga meeldib, on nagu esimene raamat, mida ma hakkasin tõlkima. Niimoodi, esimene oli Orwell, mis oli selline ideoloogiline diversioon, mitte kirjanduslik või tõlked tegemus. Aga esimene romaan, mida ma hakkasin nii tõlkima, oli lihtsalt sellepärast, et ma ei saanud seda enam niisama lugeda. Ma tahtsin seda tõlkima hakata. Ja sellega oli tegelikult sama, et ma hakkasin kuskilt keskelt tõlkima. Lugesin seda nauditavat dialoogi oma agendiga, kes ta riiderdab seda, mis toimus Roadshow restoranis tema ja agendi vahel.
et jah, et nagu sügavamat kontakti nagu selle tekstiga kuidagi ei ole võimalik saada. ta on uus teos. jah, tõlkija on autor, selles mõttes on ka seaduslikult paigas. kas see on selline rahulik lugu või seal sees on ka selliseid action eid, et noorele nagu +20, +30 lugejale seda soovitada? no ma ei tea. no sõltub, mida nüüd selleks action'iks pidada, et ta on ikkagi eelkõige selline, ta on, noh, ma ütleks, ta on selline kuiv briti huumor, üsna intelligentne, et aga nüüd ega nüüd mingisugust tagaajamist siin nüüd nagu tõesti nüüd väga just ei ole, aga noh, see on mingi spetsiifiline huumor, et ta vahepeal, ta hüppab ühelt teemalt teisele, noh, et vahepeal on juttu sellest telemaailmast, siis ta võtab ette, ma ei tea, Briti tervishoiusüsteemi, siis noh, mingi sellised väikesed veidrad kohad, ma ei tea, mulle näiteks väga meeldis, kuidas ta kirjeldas, et kuidas siis need vanemad härrad käivad koos tennist mängimas või squashi, kumb ta oli, ja siis kuidas ta kirjeldas seda, et kuidas nad teavad, et kuidas üksteisel, kuidas kellelgi kus kohas valutab ja siis lõid alati selle käe peale nagu, kus teisel haige oli, et noh, et sellised pisikesed detailid, et tal on, hüppab nagu ühelt teemalt teisele üsna palju, et sealt võib tulla see ootamatu arutelu, võib tulla sellisest teemast, mis raamatu põhiteemaga üldse kuidagi ei seosta eriti. Nii et kui sa pead lugu sellisest natukene kuivast huumorist, et siis võiks hästi sobida, et palju selliseid väikeseid üldistavaid kokkuvõtlikke tähelepanekuid mingite teemadel. No näiteks, kui ta kirjeldab seda telemaailma, siis ta räägib, et kuidas ta läheb proovile, astub sisse ja kõik näitlejad kohe rõõmsalt tervitavad teda ja uurivad, kuidas läheb ja siis ta ütleb, et näitlejad on alati sellised tähelepanelikud. Enamik produtsente ja lavastajaid põlgab salamisi autoreid. Nende jaoks on nad nagu mustatöölised, kelle ülesandeks on nende varustamine toorainega või toormaterjaliga, mille abil nad oma loomingulisi ambitsioone teostavad. Hädavajalik tüütus, mis tuleb ära kannatada ja kellele tuleb kindlalt koht kätte näidata. Näitlejad seevastu kohtlevad stsenaristi lugupidamise isegi teatud aukartusega. Nad teavad, et autor on algallikas kõikidele nende repliikidele, milleta nad oleksid jõuetud. Nad teavad ka, et pikalt jooksva seriaali puhul on tema võimuses nende rolli tähtsust veel kirjutamatu osades suurendada või vähendada. Nii poevad nad enamasti nahast välja, et tema vastu kena on. No sellised, või siis nagu kokkuvõte nagu sellest ajastust, mis on Thatcheri järgne majanduslanguse aeg Inglismaal, mis on tõesti nagu, mina lihtsalt, kui oli üks suur äratundmisrõõm, see oli aeg, kus ma ise hakkasin rohkem Inglismaal käima Londonis ja kõik see elu ja olu ja inimeste suhtumine väga selgelt ära tunda. Üks väga, ma arvan, mahlakas kirjeldus on Tenerife reis, mis on pikaaegse, väga hea vaimse suhtega naisega ja siis ta otsustab, et tuleks saada ka intiimsemalt tuttavaks. Ja see on siis niisugune disaster igas mõttes ja see, kuidas ta kirjeldab seda, see on nii naljakas, et kõigepealt ta laseb selle Tenerife saare, kes juhul, kui teie hulgas on keegi, kes Tenerife armastab, siis pärast seda raamatut mõtlema tututud, mis, et see on ikka tõesti nagu musta võitluse Tenerife oma musta see näide on lihtsalt väga valest kohast, kuidas ta läks Tenerifele ja ostis esimese paketi, mis talle müüdi ja nagu Tenerife 4 järgnevat telgaks. Aga see oli väga naljakas. Õpetab kõigile, et kui teil on pikaaegsed sõbralikud suhted, heterosuhted, mees ja naine, et ärge hakake arvama, et äkki peaks proovima, mis loodis ka toimub. See on tõeline nagu hoiatus. Vähemalt mitte Tenerife 4 järgnevat telgaks. Seks on muidugi üks selline nagu läbiv teema ja ka väga suure vaimustusega. Ja et kui keegi tahaks küsida, et kas see raamatus seksi ka on, siis siin on jah, siin on küll jah.
lehekülgedel 2, 4, 6, 8, 9, paaris numbrit. 21–28. siin on üks tore näide, kuidas tema see sõber Jake, ta ise räägib sellest, et abielus seks on nagu kordus ja kordus ja kordus ja kõik kordub, aga et nagu Jake, eks ole, see on ringiaelaja ja see ei kannata seda kordust ja otsib kogu aeg uut asja ja siis Jake talle ükskord seletab, mismoodi see on. Ja mis see on? Lugege ise. ma küsiks ühe küsimuse veel. Sa ütlesid, et sa hakkasid tõlkima raamatu keskelt. Ja nagu kunagi pidid jõudma ka sinna algusesse, et kui tekkis sul see esimene tõlge läks, et pidid sa seda ümber tegema või kuidas sul läks selle asjaga? Et see on väga filosoofiline raamat, eks? Jah. No eks tegelikult kuskile ma postitasin Facebooki 10 lehekülge algusest ja siis Linnar Priimägi kirjutas, et see on ju halb raamat, et see algas on väga igav, et autorile ei ole millestki kirjutatud. Ma mõtlesin, et äkki see, ma lõpuks jõudsin sinna algusesse, no ma see peab ka nüüd saama tõlgitud. See ei tulnud küll parem. No kindlasti on ta mitmekiiline, absoluutselt, seda ikkagi neid tähendusi on seal ülestikku nii mitu ja need, ütleme, eeldavad, kes küsis 20-aastase kohta, ikka parem oleks, kui ta oleks natuke Londonis ja elu näinud inimesed võib-olla natuke rohkem avastada. Mulle tundus, et raamat on kusjuures natuke postmodernistlik, võib-olla esimest korda või teist korda võtsin ette raamat, tundus niimoodi. Aga kas sa arvad, Tõnis, et raamat, et postmodernism kuidagi ravib praegu, et selles mõttes, et postmodernism on ravitav praegu meie jaoks, et ta on väga vajalik meile või kuidas sellega, teraapia ja postmodernism. Sellest on tal eraldi raamat. Jah. See Things või mõtleb on sellest. Et algas seda kirjanduses, algas Anatol France, kui, et selles mõttes teadvus voolab ja nagu jõgi, selles mõttes, et Anatol France algas seda, aga ma tunnetasin seda postmodernistlikku stiili ja ma hakkasin mõtlema, kas see on pigem Toonova või kas see on pigem Rubikoon. Selles mõttes, kuidas tajuda seda? Mina ei oska vist siin. Jah. Ei, ärge minu otsa vaadata. Ma arvan, et me kõik loeme postmodernistlik kirjandus, ta võib-olla oli rohkem populaarne 2000-ndates, 2000-ndate alguses kui praegu. Minu arust ta väga eksperimentaalne küll ei ole. Ta on tegelikult võrdlemisi lihtsalt toetav, et siin on küll selliseid nagu tähendusi ja viiteid mingisugustele nähtustele, mida loomulikult on huvitavam lugeda, kui sa tead, mis seal taga on. Aga seda lugu on võimalik ka tõesti lugeda lihtsalt sellise kulgemisena, et sa ei pea tingimata neid kõiki märke tõlgendama isegi hakkama. Et ta mõjub jah, nagu korduvalt juba öeldud, et ta mõjub mitmel tasandil. Et sa võid seda lugeda sellise, ma ei tea, oma eluga natukene ummikus oleva keskealise mehe natukene naljakate hädaldamistena, seda võib lugeda mingisuguse enese tee leidmise loona, seda võib lugeda kuidagi sellise peaaegu ühiskonnakriitilise natuke naljaka tõmblemisena. Nii et siin on jah, õnneks mitmeid variante, kuidas seda lugeda, aga puht tehniliselt ta ei ole keeruline lugemine. Et ta on üsna isegi mugavalt toetav. Ja just see, mis sa nimetasid, et neid kõiki
kas on veel kellelgi mõni küsimus? Kui ametlikke küsimusi ei ole, siis võib nii-öelda vabas vormis veel küsida, et võib tõlke käest autogrammi paluda, kes tahab raamatut tõsta, siit saab endale klaasikese valada, kes tahab, et siis jätkame nii-öelda mitteformaalselt. Aga suur tänu kõigile tulemast ja raamat on kõigil saadaval. Suur tänu!